Tervitused taas ÜFO Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina ise käisin ÜFOga Belgias aastal 2010-2011 ja täna istun ma harjumatult teisel pool lauda või siin teisel pool lauda ja minu kõrval on Kaisa Potissepp, kes juba käis siin podcastis külas, ta oli saates number 72 ja tegelikult täna ongi asjad ümber pööratud teistpidi. Sest ma annangi sõna hoopis Kaisale üle. Jaa, tere Tiina. Tere. Ja tõesti minu poolt palju õnne, sellepärast, et miks me siin niimoodi tagurpidi istume, on sellepärast, et ÜFO maailmakodanike podcastil on täitunud 100 episood. See 100 episood on see, mida me praegu teeme. Täpselt. Ja selle puhul siis mul on väga suur au hoopis olla siin küsija toolil, kus sina tavaliselt istud, kus sina need kõik 100 episoodi oled teinud selles küsija toolis ja mul on siis au rääkida täna hoopis sinuga, Tiina, sinu vahetusaastast. Ja ma olen kuidagi eriti närvis täna. Ütleme niimoodi, et kui jutud lähevad vahetusaastale, siis ma usun, et see närv läheb ära ja sa sukeldud oma mälestustesse, sest täpselt see juhtus, kui mina käisin sinu juures külas rääkimas enda vahetusaastast. Aga tõesti, see 100 episoodi siin podcastis ei ole päriselt üldse väike asi. 100 saadet teha. See on väga suur töö. Kuidas sa ise tunned, kui sa vaatad tagasi kõikidele nendele episoodidele? Ma tunnen, et märkamatult on saanud täis need 100 saadet ja ma vaevu mäletan neid kõige esimest mäletan, aga kui ma peaks nimetama hakkama, et kes oli number 2 külaline, kes oli 3, siis ma juba jooksen kokku. Ja samas see on olnud üliäge kuulata nii palju lugusid, saada tuttavaks nii paljude üfukatega ja see on ikkagi minu arust me alustasime 2021 aastal, kui ma nüüd puusse ei pane, ehk siis 5 aastat on seda toimunud, ise tunnen, et olen küsijana muutunud järjest sujuvamaks, paremaks, et kvaliteet on läinud paremaks ja kuidagi hästi äge teekond on olnud. Minu arust see on väga äge, et vahetusaasta on nii suur osa, saab üheks väga suureks osaks inimese elust, kui ta selle seikluse ette võtab ja see, et sa neid lugusid nagu kogud on väga tänuväärne, nii et see on üliäge, et sa teed seda. Sa võid korraks kiirelt ka rääkida, kuidas see üldse alguses sai, kuidas sina just sattusid tegema neid ÜFO podcaste? See siis algas ja nagu ma ütlesin vist 2021, sest umbes pool aastat enne seda ma olin otsustanud või olin hakanud tegema ise enda podcasti, mille nimi oli Found in Estonia ja kus ma inglise keeles rääkisin välismaalastega, kes elavad Eestis. Ja kus juures ma ütlen vahemärkusena vahele, et koroona ajal mina isegi kuulasin vähemalt paari nendest osadest, et ma just mõtlesin, et nii äge, ülihea mõte, et niimoodi nagu välismaal elavate eestlastega teha midagi. Eestis elavate välismaalastega. Või Eestis elavate välismaalastega, vabandust, jah. Täiega. Hakkasin seda tegema ja seal olid mul sellised eesmärgid, et et tahaks arendada esinemisjulgust, rääkimisjulgust, saadagi tuttavaks erinevate välismaalastega, neid tutvustada, et nad ei oleks sellised anonüümsed inimesed, kes elavad Eestis. Ja kui ma seda hakkasin tegema, siis ÜFO-s parajasti käisid ka mõtted, et võiks podcasti teha ja siis nad minu teada oli alguses mõte, et erinevad inimesed teevad saateid ja mul paluti teha paar proovisaadet ja siis nad otsustasid, et tegelikult see kvaliteet jääb ühtlasem, kui teeb üks inimene ja neile meeldisid mu saated õnneks ja siis kuidagi jäigi ja tegelikult selle pärast jäigi nagu kuidagi see esimene saade minuga või minu tutvustav saade nagu täitsa tegemata, sest et alguses ma tegin neid proovisaateid ja juba märkamatult mitu saadet hiljem oli, et
et nüüd ma kogu aeg teen ja kuidagi veider on nüüd suvalisel hetkel ennast siin tutvustama hakata. No aga 100 episood ei ole teps mitte suvaline, nii et see on väga tore, et sa ikkagi nüüd saad oma loo ka ära rääkida. Ja ma arvan, et võiksimegi nüüd sukelduda siis sinu vahetusaasta mälestustesse. Sina olid siis aastal 2010-2011, sellel kooliaastal olid siis flaamikeelses Belgias. Ja. Kui sa mõtled tagasi oma aastale, siis mida sa tunned ja mida sa võib-olla kokkuvõtlikult, kuidas sa oma aastat kirjeldaksid? Ma olen nii palju seda külalistelt siin küsinud ja see tundus mulle nii lihtne küsimus ja täna, kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin, et issand, mida ma ütlen. Minu aasta kokkuvõttes, kui ma kasutan ka erinevaid märksõnu, mida mulle meeldib teha või küsida teistelt, et siis Belgia minu jaoks oli hästi palju rattaga sõitmist, igale poole hakkasin rattaga sõitma, väga meeldis. Siis oli mul hästi palju oma ootustega kohanemist, sest ma tegelikult tagantjärgi ma saan eriti aru, et mul olid väga suured ootused selle aastale ja päris palju sellest kohe alguses nagu purunes järgmine ootus ja järgmine, ehk siis kogu aeg kohanesin sellega. Ja samas oli nagu uue kultuuri tundmaõppimine, esimest korda välismaal elamine, et see oli tegelikult üliäge, mul on üliägedaid mälestusi sealt, et see oli kuidagi hästi raske aasta, aga üliäge aasta. See oli küll väga hea kokkuvõtlik selline iseloomustus. Ma arvan, et väga paljud vahetusaastal käinud suudavad suhestuda, ootuste purunemine, see, et see on raske, isegi need, kes võib-olla ütlevad, et neil oli tõesti väga hea aasta, et see võib samamoodi ka raske olla, et ikkagi nii noorena ära käia. Nii et väga äge ja nii noorelt välismaale üksi minna, uus keel, uus kultuur. Miks sa üldse tahtsid seda teha? Minu siis soov, ma arvan, algas sellest, ma täpselt hetke ei mäleta, aga mul on 2 vanemat õde, 1 vanem vend ja mõlemad mu õed käisid üfuga vahetusaastal. Üks käis Norras, üks käis Ungaris. Ehk siis see oli mulle nii tuttav, et saab minna, et nemad on käinud ja et sa saad uue keele selgeks ja välismaal elamine ja nii, et sealt tuli kindlasti see mõte ja kui ma hakkasin riiki valima, siis mul oli lihtsalt välistamise meetod. Ma tegelikult oleks tahtnud minna Ladina-Ameerikasse vist, Tšiili oli mul näiteks mõttes, aga siis mu ema ütles, et ei, kui sa lähed Euroopasse. Nii, kas sa nagu küsisid ka temalt, et miks tal selline põhimõte oli? Ja ta ütles, et see tundub palju turvalisem ja ikkagi Ladina-Ameerika, tema ei olnud seal kunagi reisinud, meil peres vist keegi ei olnud sel hetkel seal käinud, et see tundus täiesti tundmatu ja mitte turvaline valik. Et Euroopa tundus turvaline, teada, õed käisid ka Euroopas, et siis on kuidagi võrdsem. Ja siis ma hakkasin välistama, hakkasime riike maha tõmbama nagu maakaardil. Norrasse ei taha, Norra kõrvalriigid, Taani ja Soome, Rootsi tõmbasin maha liiga lähedal. Ungarisse ei taha, Ungari ümbritsevad riigid tõmbasin maha liiga lähedal. Koolis ma õppisin saksa keelt, saksakeelses riiki ma ei tahtsin uut keelt ja siis ma muudkui tõmbasin maha ja lõpuks vaatasingi, et issand, ei jäägi väga palju riike järgi. Pole see Euroopa midagi nii suur. Ei tundunud enam. Ja siis lõpuks mul oligi vist kaalukausil. Kõigepealt ma tahtsin väga Itaaliasse minna, aga sinna ei saanud tol hetkel. Peaaegu oleks saanud olla vist esimene eestlane, kes saab minna, aga siis ikkagi, kuna seal veel see UFO-organisatsioon ei olnud nagu, ei toiminud sel hetkel, siis sinna ma ei saanud ja siis lõpuks jäi mul kas Holland või Belgia. Ja kuidagi see Belgia tundus ka väike riik nagu Eesti ja kuidagi see nimi juba siuke nõrga peega, pehme kõlaga, kuidagi jäi nagu see kaalukausile. Pehme nagu Belgia vahvel. Jah, Belgia vahvel, šokolaad, no tundus tore. Ja ma olin ühe korra vist käinud Belgias, aga niimoodi, et bussireisiga sõitsin Belgiast läbi, aga ma väga ei mäletanud mitte midagi sellest riigist. Okei, nii et siis jäi see. Ja siis sa alustasid oma teekonda siis selleni, et kõik see asi ametlikuks teha.
ma küsin korraks ka selle kohta, et kuidas sina said oma raha kokku, kas sinul on ka selline siis raha kogumise teekond selja taga või? Ma kujutasin ette, et mul saab olema siuke väga inspireeriv ja äge raha kogumise teekond, aga ei. Ma sain ühe stipendiumi ja ülejäänud tuli vanematelt, nii et väga ei olnud seal midagi siukest inspireerivat jagada. Aga kui nüüd keegi kuulab mõni noor, kes tahaks minna vahetusaastale, siis sina olles ka nii palju erinevaid inimesi nüüd intervjueerinud selle osas, mida sa ütleksid nendele noortele, kes väga tahaksid minna, aga nad tunnevad, et neil võib-olla ei ole finantsiliselt seda võimalust, et kas nad peaks selle mõtte siis maha mõtma? No, kui sa väga tahad minna, siis kindlasti ära mata seda mõtet maha. Siis on nii palju võimalusi, on stipendiumid, kus sa saad kandideerida, mida pakub IFU välja ja IFU õpetab sind või teeb koolitused sponsorite otsimiseks. Ja no sponsoritega see võib olla, ja siis võid ise tööl käia või mingi ettevõtlusprojekti välja mõelda. Ja näiteks ma ei mäleta, ma vaatan, mis number saates üks Hanna, kes käis Hiinas, võt tema rääkis oma 54 number saade. Tema rääkis, kuidas tal võttis see vist 2 aastat aega, kui ma õigesti mäletan, otsis sponsoreid, tegi lisatöid suviti kooli kõrvalt ja lõpuks sai kogu raha nagu ise kokku. Et täiesti võimalik, kindlalt väga suur töö ja kindlalt lihtsustab, kui on sugulased ja pere saavad toetada, aga samas kui see motivatsioon ja siht on nii tugev, siis tegelikult on nagu igasuguseid võimalusi. Ma olen ka nõus, et eriti mulle tundub võib-olla tänapäeval on nii palju erinevaid võimalusi ka noorena juba raha teenida, et mina ka samamoodi julgustan ikkagi, et ma usun, et kui keegi väga tahab vahetusaastale minna, siis raha taha see asi ei jää. Aga jah, kui sinu teekonnal nüüd edasi minna, siis enne vahetusaastale minekut ju siis üks oluline detail, kui riik on valitud, on siis ju pere, ehk siis see, et kuhu sa seal riigis satud, kelle juurde sa satud, mis linna, ja Belgia puhul on ju siis ka veel see, et kas sa satud siis flaamikeelsesse või prantsuskeelsesse või on see juba tegelikult enne ära määratud sinu poolt? Selle ma määrasin ise ära ja tegelikult oligi, et prantsuskeelsetel riikidel, ma ei tea, sinu puhul vist ka, sest sa käisid ise Prantsusmaal, oli eelduseks, et oskad prantsuskeelt mingil tasemel. Ma mäletan, et sina ei osanud, aga üldiselt vist on nõutud, et sa oskad. Ja Belgia puhul minu arust oli see sama nõue. Ja nii, et ma läksin flaamikeelsesse. Ehk siis Belgia on nagu geograafiliselt on see keel nagu jaotatud, et põhja pooles Brüsselist üleval pool räägitakse flaamikeelt ja Brüssel on enam-vähem keskel, sellest allpool on prantsuskeel ja Brüssel on valdavalt prantsuskeelne. Kuigi just kui kakskeelne, aga pigem kuuled ikka prantsuskeelt. Ehk siis tegelikult see pisike riik ja minu jaoks veel poole väiksemaks. Keeleliselt. Aga siis ühesõnaga flaamikeelsesse läksid sa just sellepärast, et sa ei osanud tollel hetkel prantsuse keelt ja see oli nõue? Vist küll. Ja võib-olla oli seal kohti ka rohkem. Ma ei mäleta, kas sinna prantsuskeelsest olid nagu loetud kohad, kas sinna veel sai. Aga kuidagi see tundus piisavalt põnev. Kas sa pidid oma pere kaua ootama või tegelikult õnnestus sul juba kohe saada teada, kuhu sa saad ja kelle juurde? No pere oli mu see ootuse purunemine number 1 tegelikult. Sest et meil oli Eestis enne minekut oli eelorientatsioon ehk siis laager, kus meid ette valmistati. Ja seal ikkagi julgustati, et kõigile leitakse pere ja enamus saavad selle varakult teada ja saad suhelda. Ja minu puhul otsiti ja ma ootasin, et tuleb see imeline pere ja siis äkki vist keegi korraks leiti ja siis nad loobusid ja siis umbes nädal enne vist minekut mulle öeldi, et mul on leitud ajutine pere, aga see on eriline pere, et sa pead nõustuma ja su vanemad peavad ka nõustuma, et sa sinna lähed. Ja pere oli siis, kus mul oli 2 ema, ehk siis lesbipaar ja mulle tundus see
täiesti midagi uut ja oligi, et ma lähengi uuele maale, uus kogemus, davai, miks mitte, ma olin väga avatud, siiamaani olen avatud. Ja et ma lähen sinna, aga juba nad teadsid, et neil on teised plaanid selleks aastaks ja nad võtavad mu maksimum kuuks ajaks. Ehk siis mulle otsitakse edasi pere, päris pere. Ja siis ma olingi 6 aega seal esimeses peres oma 2 emaga ja neil rohkem lapsi ei olnud. Hiljem nad said 2 last. Neil oli hoopis kass. Ja pärast seda 6 aega nad ütlesid, et põhimõtteliselt, et sorry, et meil oli nagu kokku lepitud 6 aega ja mulle otsiti pere edasi, aga ikka ei leitud. Ja siis ma läksin järgmisesse ajutisse perre, mis oli natukene ootuse purune number 2 minu jaoks. Et ma ootasin, et mul tuleb ka mingi ideaalne pere kohe, aga siis ma olin teises ajutises peres, mis oli ka eriline, sest seal oli üks saksa vahetusõpilane juba oli neil ja mind võeti nagu teiseks vahetusõpilaseks ja nad ka ütlesid, et okei, et me otsime edasi sulle pere ja siis ma nagu olin seal natuke nagu limbos, et nagu täiesti mugavalt ei saanud tunda või nagu, sest et kohe lähen kuhugi järgmisse kohta. Ja see tähendas ka ju kooli ja sõprade nii-öelda vahetumist või sind üritati ikkagi samas piirkonnas hoida? Samas piirkonnas, mis tegigi otsimise natuke keerulisemaks, et ma ei peaks kooli vahetama. Sest ma koolis käisin natuke suuremas linnas, et ma elasin väikses külas ja koolis käisin Antwerpenis, mis on suur linn ja siis nad otsisid nendest küladest Antwerpeni lähedalt. Ja teises peres siis ma olin ka umbes 6 aega, kuni mulle leiti pere, kes oli mind nõus võtma ja selleks hetkeks mu see teine pere ütles, et aga tegelikult, et me klapime nii hästi, meil praegu nagu toimib, et kui sa tahad, et sa võid siia jääda. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha uuesti alustada ja tegelikult mulle meeldis seal, kus ma olin ja siis ma jäin teise perre. No võt, kui tore, see tegelikult on nagu selline tore lootustandev lugu, et isegi kui sa tunned, et sa lähed ainult ajutiselt kuhugile, et siis võib-olla tegelikult saab sellest sinu päris vahetuspere. Ja räägi sellest perest siis natukene. Teises peres siis oli ema ja isa, kes olid eelpensionärid. Nad veel käisid tööl, aga nad olid sellises vanuses, et neil oli 2 last olnud, või oli poeg ja tütar, kes olid juba ise täiskasvanud, kes elasid kodust väljas. Ja siis mu vahetusõda oli teine saksa vahetusõpilane, kes oli vist, kui mina olin, ma ei mäleta, 16, kui ma läksin, siis tema oli vist 15. Ehk siis ta oli aasta minust noorem ja nii, et ma olin tegelikult uues rollis, ma olin vanema õe rollis, kus ma ei olnud kunagi olnud ja me elasime sellises paaris majas, et meie elasime nagu ühes maja pooles ja selles teises pooles elas mu vahetus ema isa, ehk siis vahetus vanaisa, kes käis meiega õhtust söömas kogu aeg. Nii et siis oli tema ka just kui pereliige ja iga neljapäev oli meil siuke traditsioon, et nende päris lapsed tulid meiega õhtust sööma, nii et iga neljapäev me nägime üksteist. Ja see pere oli ka selle poolest, nad olid nagu avatud mind võtma, et neil oli varem ka olnud vahetusõpilased mitu tükki, mõned ajutiselt, mõned pikemalt ja nende kõige esimene oli üks eestlane, üks Heli ja neil oli selle Heliga nii hea klapp ja kogemus, et nad, kui oligi, et üks eestlane otsib pere, siis nad mõtlesid, et eestlased on nii toredad. Et siis nad olid kuidagi avatumad, et ja võtame siis veel eestlase. See on nagu oluline asi, mida võib-olla välja tuua, et kui minna kuskile vahetusperesse, et tegelikult sa esindad oma rahvust, on ju, et see, kui sina oled nagu hea inimene, tore, meeldiv nii-öelda perekonnaliige, siis see tegelikult võib kasuks tulla ka järgmistele eestlastele, kes lähevad sinna riiki vahetusaastale. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ja see sama Heli, tema peale oma vahetusaastat ta tuli Eestisse tagasi, aga ta kolis hiljem Belgiasse tagasi ja sel hetkel ta elas ka Belgias veel Brüsselis ja vahepeal ta käis meil veel külas ka seal õhtusöökidel, nii et siis ma kohtusin temaga ka.
Väga äge, et saab natukene siis rääkida võib-olla oma keeles nagu sellest, mis seal peres siis omapärad on ja võib-olla kogemusi vahetada, mis on väga tore. Kui rääkida nüüd sinu igapäevaelust ja tegelikult spetsiifilisemalt siis koolist korraks, et siis minu jaoks oli väga huvitav teada, et sa käisid kunstiprogrammiga, ehk siis tegelikult ju ÜFU pakub erinevaid programme, mis spetsiifiliselt siis mingile teemale pühenduvad ja sina käisid kunstiprogrammiga, nii et räägi siis, kuidas see veel sinu aastat erilisemaks tegi? Võib-olla sellepärast mul oligi natuke keerulisem seda pere leida, sest et mulle pandi juba paika, või ma kandideerisin kunstiprogrammi ja siis mulle valiti kunstikool välja. Ma ei tea, mis hetkel tegelikult, aga ja siis seda pere otsiti seal kooli ümber piirkonnas ja see kool oligi Antwerpenis ehk siis suuremas linnas ja see oli kunstikallakuga kool ja kus oli hästi palju kunstitunde ja kõik võimalikud erinevad. Ja mulle väga meeldis see, sest ma olin Eestis käinud nii lapsena kunstiringis kui siis noorukina kooli kõrvalt hobikunstiKoolis ja siis Belgias mul olidki tunniplaanis näiteks tunnid, et maalimine, kompositsioon, natüürmordi joonistamine, modelli joonistamine, arhitektuuri joonistamiseks käisime nagu koolist väljas linna peal. Ühe tunniga käisime loomaja sketšimas, ühes tunnis me tegime animatsiooni, ühes tunnis me tegime vist graafikat või me saime valida, meil anti teema ja sa ise valisid, mis tehnikas sa seda lahendad. Siis meil oli kunsti ajalugu, kunsti esteetika ja seal oli tegelikult nagu tavalisemaid tunde ka, et bioloogia ja matemaatika ja inglise keel, aga ma kuidagi alguses ma ei saanud midagi nendes tundides aru ja siis mulle anti võimalus, et tegelikult ma võin nagu vahetada, et ma võin teiste klassidega veel kunstitunde võtta ja siis lõpuks mul oligi nagu siuke süvakunstiprogramm, mis mulle väga meeldis. Lihtsalt kogu aasta käisid tundides? Kunstitundides, jah. Ja siis kui aasta läbi sai, siis meil oli siuke, kuna ma olin viimases klassis, õppisin seal, siis meil oli kaitsmine, pidime lõputöö tegema ja kaitsma neid näituse formaadis ja mul oli neid kunstitöid kogunenud nii palju, et õnneks me läksime ühfukatega siis aasta lõpus bussiga Belgiast Saksamaale ja Saksamaal oli veel üks siuke lõpuüritus ja sealt tulime bussiga Eestisse ja no mul oli nagu neid kunstitöid lihtsalt mitu kohvrit või nagu pappkastidesse pakitud ja siiamaani on mõned asjad kokku pakitud, sest et tegelikult Eestis mul ei olnud väga midagi nendega teha. Nii, aga nendest, kui need kõik alles on, nendest võiks teha näituse. Kusjuures mul oli näitus, ma tulin tagasi ja siis ma tegin isegi näituse, sest mu õde tol ajal töötas ühes kunstigaleriis ja siis oli võimalus teha isegi näitus oma töödega. Wow, väga vinge. See on meil täiesti ära unustanud selle. see on nagu väga äge, sest see kuidagi läbi kunsti võib-olla siis, et see ei olnud selline tavaline vahetusaasta kogemuste jagamine, aga läbi kunsti hoopis. Ja seal kunstikooli lähedal oli üks kunstipood, mis minu jaoks oli nagu kommipood. Seal oli nii palju mingeid, alates lihtsalt õlivärvidest, akvarellvärvidest, akrüülidest, süsidest, pliiatsitest, nagu kõik seinad olid täis ja ma lihtsalt vahepeal käisin seal kõndimas ja vaatamas mingi, tahaks kõigega midagi teha. Belgia tundub küll väga õige koht inimesele, kes on suur kunstihuviline ja ise seda harrastab. Ma küsiks korraks ka selle kohta, et kui sa elasid seal oma teises peres, kellega sa said väga hästi läbi, siis sa elasid ikkagi koos ka teise vahetusõpilasega. Kuidas sa tunned, et see võib-olla oli, kas see oli eriline või tavaline kogemus? Kuidas sa sellele tagasi vaatad? Kui ma nagu võrdlen, näiteks kui ma esimeses peres sõitsime lennujaamast koju, nad tulid mulle vastu ja neid oligi ainult 2 ema ja jõudsime koju ja siis mulle näidati mu tuba, et Belgias on, kõik majad on enamasti sellised poolikud majad, hästi kitsad ja meil oli ka siuke hästi kitsas maja, 3-kordne ja minu tuba oli 3. korrusel ja siis olin seal oma toas või läksin alla elutuppa, siis ma tundsin, et nii vaikne on, nagu kuidagi siukest, ma olin harjunud elama muidu Eestis olen meil peres oli 4 last, meil oli 4 laps ja vanemad ja kogu aeg midagi nagu toimus või mingi heli ja vanemad kuulasid raadiot alati taustaks ja mingi müra oli kogu aeg ja siis Belgias järsku oli kõik nii vaikne.
ja siis, kui ma teise perre läksin, siis mul oli vähemalt see teine vahetusõpilane, kellega ma sain rääkida rohkem siis. Ja alguses see kindlasti lihtsustas seda sisseelamist, et tema oli vaimustus, et mina tulin, sest muidu tal oli seal nagu nii vaikne kuidagi. Ja siis me saime koos natuke, ta näitas mulle seda küla, kus me siis elasime ja vahepeal tegime mingeid asju koos ja õhtusöökidel saime kuidagi signaale saata või noh, kommenteerida omavahel pärast, et mingi okei, see toit oli veider, okei, mis sa sellest arvad või mingeid asju rääkida. Et see oli kuidagi hästi tore, et olime tegelikult samal lainel. Aga samas aasta lõpuks me nagu kasvasime natuke lahku, sest et oligi, et mõlemad sellises noores eas, tema on natuke noorem kui mina ja siis tema leidis endale mingid sõbrad, kellega ta hakkas kuidagi rohkem suhtlema ja siis kuidagi meie need ellusuhtumine ikkagi nagu kasvas natukene lahku ja siis lõpus ei tundunud enam, et see on nii nagu ühendav, see, et me oleme vahetusõpilased mõlemad, vaid kuidagi see oli juba tavapärane ja siis otsisime rohkem või noh, olimegi, kuidagi elasime oma elu natuke teiste inimestega ja siis olime rohkem nagu, puutusime lihtsalt kokku kodus. Kuidagi. Ma isegi võib-olla seda kuulates mõtleks, et see oli võib-olla hea, et kuidagi muidu on võib-olla oht, et ongi, et omavahel rääkida ainult inglise keeles on ju või mis iganes, et võib-olla see on isegi tore. Võib-olla jah. Samas inglise keeles me ei rääkinud peaaegu üldse, alguses küll, aga kuna tema tuli Saksamaalt, siis ta oli kusjuures koolis juba õppinud hollandi keelt, sest ta elas nii Hollandi piiri ääres ja hollandi flaami keel on nagu hästi põhimõtteliselt sama, lihtsalt Belgias on natuke nagu teine dialekt või nagu hääldus on natuke teine kui see hollandi keel, mida Hollandis räägitakse. Aga tema juba, kui mina läksin 6 aja pärast sinna perre, siis tema juba rääkis ainult hollandi keeles või flaami keeles ja siis natuke rääkisime inglise keeles, aga ta ikkagi aitas mulle lülituda ka sinna flaami keelde, et me omavahel hakkasime üsna kiirelt rääkima või proovima vähemalt rääkida flaami keeles. Tegelikult see aitas ka keelele kaasa. See on väga-väga hea jah, kui on nagu keegi, kellega seda rääkida, kes ei lähe lihtsamat teed pidi, on ju. Aga okei, siis perega sa said hästi läbi, vahetusõpilasega tegelikult, kellega sa elasid ka, et ikkagi tore, et alguses nagu teineteist võtsite tiiva alla ja koos sisse elasite. Kuidas sul ülejäänud kohalik elu oli, et kui palju oli sul, ma ei tea, koolis sõpru, kui lihtne sellega oli, et neid kohalikke sõprussidemeid luua? No sellega oli näiteks, oli ka siuke ootuse purunemine, et millegi pärast mulle jäi nagu, ise me filtreerime seda infot, mis me vastu võtame teistelt, kui teised meie oma kogemustest räägivad. Et mulle oli nagu pigem meelde jäänud, et hästi lihtne on leida sõpru, et sa oledki eriline, sa lähed uuele maale, kõik tahavad sinuga rääkida, aga tegelikult pigem mul ei olnud seda efekti, eriti kuna ma käisin suures linnas ja siis juba näiteks esimene koolipäev läksin kooli, Eesti-päraselt ma olin mingi viisakalt riides ja kõik ja siis vaatasin, et okei, Belgias ei ole mingit sellist teemat, et aktusele paned midagi viisakat või tood lilled, et okei, seda ei ole. Ja siis jagati meid klassidesse ja siis, kui ma olin seal Elevil ja tutvustasin, et inglise keeles siis, et tere, ma olen Tiina, siis vist, kuidagi juhtus nii, et see esimene inimene, kellele ma ütlesin või kelle ees oli, see oli võib-olla mitu inimest, ta oli lihtsalt inglise keeles, et mis asja, et meil eelmine aasta oli juba vahetusõpilane ja ta ei õppinud keelt ära, et nii nõme. Ja siis mul oli juba mingi, okei, siuke tervitus siis. Et see oli kindlasti ootused nagu sassi või ma olin nagu nii üllatunud sellest ja siis me läksime klassi ja siis ma sain, mis tegi raskeks mul selle sisseelamise oli see, et meil oli, seal Belgias on nagu koolidest natuke teine süsteem ja eriti selles koolis, kus mina olin, oli veel omakorda mingi süsteem, et seal oli, ei mäleta, mis number, aga see ei olnud nagu 1–12. Minu klassis siis peale mingid ütleme vist 2 aastat enne olid klassid nagu segamini läinud, jagatud ära nende erialade kaupa, sest seal kunstikoolis olid suunad, olid vabad kunstid, oli arhitektuur, oli sisearhitektuur, oli
mis ma ei mäleta, mingid muud nüansid. Mina olin vabade kunstide suunas, kus oli kõige rohkem siis kunstiaineid, aga kuna need inimesed olid nagu enne olnud koos teiste inimestega teistest klassidest, siis kohe, kui vahetund tuli, siis nad läksid nagu oma puntidega täiesti teistest klassidest ja siis mul oli tunne, et issand, mu klassikaaslased jagunesid kõik laiali, kellega ma lähen nüüd kaasa, et hästi see oli keeruline ka koht, et kellele järgneda, sest kõik läksid üksinda ja olid nüüd mingis seltskondades, kellest ma ülejäänusid ei teadnud. Aga mingi pundi ma sealt nagu leidsin, kellega ma kaasas nagu, kes olid nagu sõbralikud ja kes sõid lõunat siis koolis, sest veel oli see nüanss, et viimane klass võis privileegina minna vahetunnis koolist välja sööma ja siis veel eriti ma olin mingi, mu klassikaaslased just läksid nagu minu jaoks võõraste inimestega koolist välja igale poole, mis ma nüüd teen. Aga siis mingi seltskonna ma leidsin sealt, kellega süüa ja olla, aga pigem tundus pigem mul oli raske, sest mul oli kuidagi ootus, et ikkagi, et inimesed tahavad minuga tulla rääkima ja siis tegelikult ei tahtnud, tegelikult neil oli nagu suht suva. Ja siis ma pidin hästi palju vaeva nägema ja ümber mõtestama seda, et ei, et kui mina tahan ikkagi suhelda, siis mina pean ikka esimese sammu tegema. Ja hiljem on see väga palju mind aidanud. Ja sel hetkel oli veel, mingi asi oli veel, belglased, see, et kuna mina elasin mingis pisikeses külas, siis tegelikult oli veel niimoodi, et kuna see kool oli Antwerpenis, suurlinnas, siis enamus, põhimõtteliselt kõik mu klassikaaslased elasid kuskil külades ja siis peale kooli, kui ma küsisin ka mõnelt, et mis sa teed, et kas tahad, ma ei tea, kinno minna või jalutama, ma ei tea, parki või midagi, siis oli mingi, et sorry, ma pean bussile minema või rattaga koju oma külasse ja inimestel olid nagu oma külades, oma seltskonnad või nad läksidki peale kooli lihtsalt nagu kõik linnast laiali, et siis see tegi ka keeruliseks selle kohalike sõprade leidmise. Et see oli kindlasti üks raskemaid asju seal. See ongi vist hästi palju ikkagi ka selline loterii allegrii, et selles mõttes kas või see, eks ole, et esimene lause, et oi, meil juba oli vahetusõpilane, et ta ei õppinud keelt ära ja jumala mõtet on ju ja jällegist minu arust viib tagasi selle punktini, et kui kõik annaksid endast nagu vahetusaastal oma parima, et kuidagi ongi olla siis kuidagi kohalikega rohkem nagu suhelda, õppida see keel ära, sest mõnes riigis mulle tundub, see on nagu päris oluline kohalikele ka, et sa nendega nagu nende keeles räägiksid. Et jah, aga mul on väga kahju kuulda, et see oli kõige esimene reaktsioon sellele. Kusjuures kooliaastal lõpupoole, kui meil oli mingisugune klassiga mingi üritus ja ma mainisin seda kellegile, siis kellelgi teisele või midagi tuli jutuks, siis klassikaaslased olid ka mingi issand, see mingi sitske, kes seda ütles, et ta on nagu nii loll umbes. Jah, aga samas siin, sulle jääb alatiseks meelde, on ju, et jah, aga see samas on nagu tore, et kõik nagu kuidagi andsid sulle märku, et ära nagu pane tähele. Aga siis olid sa ikkagi väga palju hängisid ikkagi vahetusõpilastega, kes ka olid siis samas piirkonnas, kus sina? Ja nagu see oli Belgia puhul tore, et tegelikult see riik on väike ja flaamikeelne osa veel väiksem ja seal on väga hea rongiühendus ja rattaga sai sõita rongipeatustesse ja mujale. Ja siis ma sain väga hästi, parimad sõbradelt teised vahetusõpilased ja siis meil oligi, ma ei mäleta, kas sel ajal oli juba siuke Messengeri grupp või nagu mingi chat seal vist oli, siis me ikkagi tegime pidevalt nagu kohtusime kuskil linnades, mis jäid nagu meie keskpunktidesse või teised tulid Antwerpenisse, sest Antwerpen oli suur linn ja siis pidevalt tegime asju, aeg-ajalt tegime asju koos, et see oli tegelikult hästi tore ja hästi toredad mälestused sealt. See on jah tore, et ikkagi meid viiakse kokku nende inimestega enne, kui me peredesse laiali jaguneme ja neid, kas sinu ajal oli ka juba neid selliseid koos tegemise, mingeid vahetusõpilaste kogunemisi, mis ka ÜFU poolt olid korraldatud? Ja oli ikka. Oli alguslaager, siis oli, kus oli mitu päeva nagu laager tutvumine oma vahel.
siis aasta keskel, siis olid valikulised, et mingid ekskursioon oligi Antwerpenis, Löövenis oli midagi, mis on tudengilinn seal, siis oli meil Amsterdami võimalus minna kas ühepäevasele reisile või 2-päevasele ja siis me käisime veel Pariisis aasta keskel, see oli mitmepäevane ja siis oli aasta lõpus siuke seminar, nii et ikka jagus neid ja. Ja, et see on ka tore, et TÜFU poolt ka tuleb neid üritusi, kus saab seda riiki avastada ja teiste vahetusõpilastega kohtuda ikkagi ja muljeid vahetada vahepeal. Aga sinu kohalikust igapäevaelust see oli tegelikult ikkagi päris värvikas, et sa veel nädalavahetustel ikkagi käisid noorteorganisatsioonis Hiro ja ikkagi proovisid trenni ka, aga ma saan aru, et see oli nii ehmatav ja šokeeriv, et sa liiga kaua ei püsinud seal. No mul oli selle aastaga oligi nii, et ma mõtlesin, et uus riik, uus koht, uus Tiina, lähen proovin uusi spordialasid, uued kõik tahavad mu sõbrad olla ja kõik asjad. Ja siis vaatasin, et koolis sõbrad ei tahtnud olla, ma tahan uut spordiala, siis ma olin kujutanud ette, et ma ei ole kunagi võrkpalli mänginud, võiks mängida. Aga minu külas ja seal ümber ei olnud võrkpalli. Seal oli hoopis käsipall. Siis ma mõtlesin, et ma ei tea sellest midagi, või proovime. Siis ma käisin käsipallitrennis kord nädalas, kuni mind kutsuti kaasa võistlusi vaatama ja ma vaatasin võistlusi ja peale seda ma mõtlesin, et issand, ma ei julge seda enam mängida. Sest see oli naiste tiimid omavahel ja see oli nii vägivaldne või kuidagi nii agressiivne, et mul tekkis hirm natuke ja siis järgmises trennis oligi juhuslikult minu arust see oli järgmine trenn, kus ma nagu kaitsesin seda väravat kuidagi ja muidu mulle pallimängijad meeldivad, kaitsesin kuidagi väravat ja siis keegi pani mulle käega nagu minu käe pihta ja mul tuli sõrmemõra ja siis ma olingi, mulle aitab sellest. Nüüd kõik kuulajad panid praegu pausile ja läksid YouTube'i naiste käsipallivõistluste videosid vaatama. Jah, ma ei tea, kas see ikka vist mujal on ka nii. Aga ma loodan, et su sõrm paranes kiirelt ja taastusid ja said edasi liikuda, mis... Ma ei mäletagi väga seda, et kuidas kas see pandi kipsi või mis sellega oli, aga igatahes see oli vähemalt, et ma rohkem ei lähe sinna trenni. Aga siis see noorteorganisatsioon? Ja see oli, Belgias on nagu hästi palju on kirikutele kuuluvaid organisatsioone, ehk siis on skaudid, Hiro, mingid muud nimetused, mis on siis igas külas, kuni inimesed elavad seal reaalselt külades põldude vahel ja loomadega ja rongiühendus nii hea, et sa saadki külas elada ja käia tööl, kus sul vaja. Ja igas külas on kindlad asjad, on kirik, on baar, pubi, on juuksur, on pagariäri ja siis seal kiriku juures on tavaliselt see noorteorganisatsioon või mingis suvalises natuke väljaspoolt paistab nagu maha jäänud majaga. Tegelikult seal asub see noorteorganisatsioon ja mina käisin siis ühes Hiros, kus oligi jaotati inimesed vanusegruppidesse, meil oli, ma ei tea, üle 10 gruppi, seal oli poisid, tüdrukud eraldi ja siis igas nagu oma vanustega olid koos grupis, ma arvan, et meid oli mingi 7-10 ühes grupis ja kindel vorm oli, bluus, siuke, nagu skautid on filmides tavaliselt mingite vormidega, siis Hirol oli ka, aga lihtsalt mingi teist värvi. Mingi sinine jakk ja siis seelikuga käisid isegi talvel. Seal mõnel ei olnud sukki talvel jalas, ma lihtsalt imestasin, aga enamusel olid. Ja siis, kas see oli pühapäevati või laupäevati, kindlal kellaajal tulid kokku ja siis seda viisid, sinu rühma juhtisid 2 või 3 paar aastat vanemat inimest ja nemad korraldasid teile tegevusi. Ja iga nädal oli erinev tegevus. Mõnikord ükskord me lihtsalt koristasime oma ruume ja mingi värvisime seinu seal, teinekord me mängisime mingeid erinevaid mänge seal, ma väga ei mäletagi. Kui oli soe, siis oli õues mingid need teatevõistlused moodi mängud ja erinevad. Ükskord me käisime Antwerpenis, meil oli mingisugune maastikumängu moodi, et sa pidid erinevates punktides käima ja koguma seal mingeid asju. Ükskord me käisime mööda maju nagu vahvleid müümas ukselt uksele, et koguda raha mingi peo korraldamiseks, mis oli ka, et need hiirod ja skaudid korraldasid pidusid ja siis, kui see pidu oli, siis sa pidid seal nagu tiimis olema, aitama seda korraldada, mingi plakatid, asjad, dekoratsioonid, seal jooke serveerima või süüa või midagi. Et hästi siuke korralduslik ja koos tegemine oli alati moto ja seal käisin.
aga sealt kaudu said ka ikkagi natuke kohalikega nagu aega veeta ja keelt harjutada? Ja seal ma sain ka keelt harjutada ja uusi kohalikke tuttavaid ja seal oligi just tuttavad siis minu külas, kuigi ma käisin seal esimeses külas, jäin käima, kus ma tegelikult kolisin natuke kaugemale, kõrvalkülla kolisin, aga sealt jah, tekkisid ka nagu tuttavad. Räägime söögist ka. Sa kirjutasid, et sa sõid väga palju Belgia võileibu. Mida see isegi tähendab? Vahvlitest ma olen kuulnud, mis asjad on Belgia võileivad? Belgias on niimoodi, et lõunaks ja hommikuks tavaliselt süüakse võileibu. Ja võileib on alati 2 leiba, või nagu 2 leivaviilu vahel, saiaviilu vahel olev lisand. Ja meie puhul oli veel niimoodi, meie peres, siis teises peres, et meil oli 2 külmkappi ja kui ma hommikul läksin hommikust sööma, siis ma tavaliselt ei olnud esimene, aga kui ma juhuslikult olin esimene, siis sa võtad sealt ühest külmkapist kõik sisu lauale välja, sest et ühes külmkapis oli puhtalt asjad, mis lähevad võileiva vahele. Et sa teadsid, et kõik sealt võib võtta ja teises olid mingid õhtusöögi asjad, mingid kartulid ja ma ei tea, mis iganes asjad. Aga siis meil oligi alati laud kaetud, hommikuti erinevate võileiva sisudega, mingid pasteedid, salatid, mida sa määrid võileiva vahele, juustvorst, erinevad sorti juustud vorstid, see ei olnud lihtsalt, et kollane juust ja mingi rosa vorst, vaid neid oli ka erinevad. Siis oli näiteks variant panna saiale võid ja siis raputada hagelslahi, mis on siuke, Eestis on nagu tordi peale raputad siukseid värvilisi purukesi, seal sa paned võileiva peale seda. Ja seda nagu soolase võileiva peale? Ja see tuleb juba magus, aga või peale. Ja siis sa ostad seda nagu mingi poolekilose pakiga või paarisaja grammise pakiga. Sellised variandid olid ja sai oli ka alati tuli pagariärist või siis pagariäri ees oli automaadid, sai automaadid, kui pagariäri paneb kinni oma uksed õhtul, ma ei tea, 5 või 6 või mis kell, siis nad panevad saiad automaati ja siis sa võid 24/7 minna ja panna mündi ja saad sealt ikkagi selle saiapätsi. Ja see sai oli suus sulav ja see on lihtsalt, ma ei tea, ma ei ole mujal siukest saia söönud ja alati valge. Ja seda ikka, ma ei tea, mitu kilo saia sai selle aasta jooksul söödud. Ja siis kooli sa pakidki endale, teed võileivad kaasa ja alati võtad selle oma võileiva paki kaasa. Ja siis koolis võtad lahti ja nii, jah. Ja ükskord juhtus siuke asi ka veel, et ma vist kiiruga tegin seal mingit võileiba hommikul, vaatasin mingi uus juust, proovin, panin vahele ja siis kiirustasin kas bussi peale või rattaga, ma käisin nagu erinevalt koolis. Ja siis koolis istun lõunasöögilauda ja hakkan lahti võtma seda karpi. Ja juba, kui ma võtan karbi kotist välja ja ei olnud veel avanud, siis seal lauas oli paar inimest, kes oli mingi, issand, mis siin haiseb. Ja siis ma võtsin korraks lahti ja ma mingi, see on see juust, oh my god. Siis ma panin ruttu selle kokku tagasi, panin kotti, siis ma ei julgenud seda enam avada, sest ma olin mingi eriti haisva juustu võileiva võtnud. Ja meil oli minu arust kehalise tund veel samal päeval nagu hiljem ja kui ma sinna läksin ja võtsin asju kotist, nagu ma ei olnud seda karpi, kinnine karp oli lihtsalt kotist, siis oli samamoodi, keegi klassiõde oli mingi veider hais on siin ja siis ma olin juba, issand, see mu võileivad. Aga nemad just peaksid olema harjunud ju selliste haisvate juustudega, et mulle tundub, et belglased ikkagi armastavad ka juustu umbes sama palju kui prantslased. Seal on suur valik, aga võib-olla kooli päris ei võeta seda. Aga kokkuvõtlikult sa ütleksid, et Belgia toit oli maitsev, hea või mis on nagu nende mingid eripärad veel lisaks sellele, et nad panevad tordikaunistusi võileiva peale? Tordikaunistused, alati võileivad, suppidest alati püreed, see oli minu jaoks esmakordne, et kui on supp ja meil tihti oli nagu õhtusöögiks supp, praadmagustoit, et siis supp on alati püree ja sa sööd seda niimoodi, et sa võtad selle saiaviilu ja siis kas sa teed saiaviilu tükkideks ja uputad sinna need ära, et seal oleks nagu mingit mahtu ka, või siis sa kastad oma saia sinna supi sisse ja põhimõtteliselt lusikat ei kasutagi, et sa sööd selle saiaga, ikkagi sai. See oli teema, mis algus mulle oli nii veider ja lõpuks mulle hakkasid nii väga meeldima püreesupid.
ja siis friikartulid olid, saab osta nagu täitsa siuke friikartuli putkadest, mis ma juba tol ajal mõtlesin, et issand, Eestis keegi ei ostaks siuksest putkast, sest nad nägid nii nagu mingi külmunud asjad on sul nagu leti taga, et Eestis nagu nähakse vaeva kujundustega, mingi visuaalse väljapanekuga ja seal oli nii suvaline, aga inimesed teadsid, et see on see värk, mis läheb kohe fritüüri, et seal fritüüriti väga palju frititi väga palju toitu. Nii et toit oli nagu ja hästi palju köögivilju, vähemalt meie peres oli hästi palju köögivilju, et see oli tore, see saia osa ma nagu, kui ma olen tagasi ka käinud ja ma tegelikult enam ei söö nagu üldse eriti saia, siis see natukene hakkab mulle vastu, aga muidu muu toit mulle väga meeldis. Aga siis teen korra sellega selgeks, et koolis muidu sa rääkisid, et sa võtsid võileivad kaasa, et sellist koolisööklat või sellist asja siis ei olnud või lihtsalt sina ja sinu klassikaaslased ei käinud seal? Koolisöökla oli, sest sa said seal istuda ja süüa oma võileiba, aga minu arust võib-olla seal isegi müüdi mingit toitu, aga ma ei ostnud sealt kunagi. Alati oli nagu normaalne oli see, et sa lähed ja istud seal mingis kindlas lauas ja siis võtad oma toidu lahti. Jah. Et see oli ainus siseruum, sest muidu kool oli üles ehitatud niimoodi, et olid erinevad hooned, mis moodustasid kuidagi ringi ja siis seal sees oli siseõu, mis oli õues, et sa peale igat tundi läksid õuest läbi või vahetunnid veetsid õues, aga kui oli söögivahetund, siis see oli pikem ja siis sa said reaalselt toas olla. Aga üks suur teema, mis meil on veel praegu rääkimata, sa natukene juba oled siin jutu sees maininud oma keeleõpingute teekonda, et flaami keel on väga huvitav keel, ta kõlab minu arust üliägedalt, et kuidas sinu see, kui sa tagasi vaatad, siis kuidas sinu see keeleõppimise teekond läks, sest ma saan aru, et ikkagi lõpus oli nagu neid hetki, kus sa isegi ajasid juba sassi, et mis keelt sa räägid, kas tuleb flaami või inglise keel, see tähendab, et sul ikkagi sai päris hästi see keel selgeks. Jaa, pigem sain selgeks, ma ei mäleta, mis hetkest ma täpselt rääkima hakkasin, ma arvan, et jõuluajal ma juba kindlasti proovisin purssida ainult hollandi keelt või flaami keelt. Ja see keel oli jah, mul lihtsustas seda, et Eestis ma olin käinud koolis, kus mul esimene võõrkeel oli saksa keel ja hollandi keel on täpselt inglise-saksa segu, ehk siis näiteks mingi sõna parem on näiteks inglise keeles better, saksa keeles besser ja siis hollandi keeles on beter või magama, inglise keeles sleep, saksa keeles schlafen, aga hollandi keeles slapen. Et mingi kuidagi nagu pidevalt olid nagu segu nendest kahest keelest, ehk siis ma juba algselt sain nagu enam-vähem aru, millest jutt käib, aga detailid läksid nagu kaduma ja siis mingil hetkel ma hakkasin seda hollandi keelt rääkima, aru saama ja siis mul see saksa keel nagu läks kaduma ja aasta lõpus oligi mingid momendid, kus näiteks tänaval keegi küsis mult teed, mingi turist. Ja siis ma sain aru, ta rääkis muga inglise keeles, ma nagu vastasin enda arust inglise keeles, ja siis ta vaatas mind veidra näoga, läks edasi, ja siis ma hakkasin mõtlema, mida ma siis ütlesin, ja siis mõtlesin, ma vastasin talle hollandi keeles, sest minu peas ma juba rääkisin nagu võõrkeelt. Ja sama oli, kui me olime mingi klassiekskursioonil näiteks Londonis ja kõik tellisid restoranis süüa, kõik tellisid inglise keeles, ja siis tuli minu kord, ma tellisin ära, ja siis nad olid, et miks sa hollandi keeles tellisid? Ja ma olin mingi, nagu ma ei saanud arugi. Ja tagasi tulles Eestisse ka oli siuke moment, et mu õel oli täpselt külas Inglismaalt üks sõber ja siis ma tahtsin ka inglise keeles või proovisin temaga rääkida ja hakkasin seal seletama midagi vaarikate kohta ja siis ma küsisin oma õelt tõlget, et kuidas inglise keeles vaarikad on, aga ma ütlesin talle sõnu nagu hollandi keeles, et mis see frambosen on, frambosen ja siis mõde vaatas mind mingi lolli näoga, mida sa räägid nagu. Ja siis mina ei saanud aru, miks ta must aru ei saa ja mul nagu kõik oli sassis. Et ühesõnaga aju oli valinud endale ühe põhikeele ja see ei tulnud veel nii, või see ei tahtnud nii lihtsalt veel ära minna su peast. Sest mul ei tunne, et see on ju võõrkeel. Ja pidin võõrkeeles rääkima, klapib. Aga kuidas koolis oli? Ei olnud nii, et inglise keele tunnis hakkasid? Inglise keele tunnis vist sain hakkama ikkagi, aga vene keeles ma hakkasin isegi numbreid, ma ei suutnud vene keeles enam ütelda. Lihtsalt tulid nii automaatselt need hollandikeelsed mingi 1, 2, 3 numbrid ja
ja siis vene keele õpetaja oli mingi, et mida sa räägid aga jah, umbes nii. Aga jah, see keel oli päris huvitav ja tore keel, salakeel ja siis Belgias, kuna seal on teine riigikeel on prantsuse keel, mida siis flaami osas väga inimesed tegelikult ei räägi, nad õpivad koolis, aga nad nagu puhtalt ei räägi tavaliselt. Siis, aga neil on neid sõnu võetud sealt hästi palju, mida nad nagu segavad, nagu släng, nagu me oleme vene keeles võtnud mingi davai ja mingid sõnad, siis neil on nagu näiteks rahakott on portmonee, mis on lihtsalt, tuleb ilmselt prantsuse keelest ja mingi, kui küsid, et kuidas läheb, siis on mingi ça va, see on nagu tavaline seal flaamikeelses osas ka ja mingi merciques või mingid siuksed sõnad. Et selline nagu slängistatud prantsuse keel. Jah. Kas see flaami keel on sulle hiljem ka kasuks tulnud kuidagi pärast vahetusaastat? Jaa, kusjuures on. Ma enne ei mõelnudki selle. Aga jaa, kui ma tagasi tulin, siis ma näiteks olin hästi veendunud, et ma tahan seda, et ma ei taha unustada seda keelt ja ma tahaks veel kasutada. Ja siis ma Eestis läksin, lihtsalt koputasin Belgia, ma ei tea, kas oli saatkond või mingi esindus uksele ja küsisin, et tere, et ma olen Tiina, ma räägin flaami keelt, et mis ma siin teha saaks, et ma seda keelt saaks kasutada. Minu arust ma ei leppinudki aega, kui ma lihtsalt läksin, aga võib-olla leppisin. Aga igatahes ma läksin sinna ja siis nad panid mind kuhugi listi ja siis ma sain sealt mõned ägedad pakkumised. Näiteks tuli Belgiast üks telesaade tuli Eestisse filmima. Tahtis erinevates linnades filmida ja intervjueerida kohalikke, aga niimoodi, et sinna filmilindile jääb, et kohalik räägib oma kohalikus keeles, aga et nad tahtsid ka aru saada, et mida ta räägib ja siis ma olin see tõlk nende inimeste vahel ja aitasin kohti leida, see oli mingi nädalaajane projekt, see oli väga äge. Siis mind kutsuti mingitele Belgia filmide esitlusele, sest Belgias on koomiksid on teema ja siis mingi film tuli kinno, siis ma sain sealt, et tule ka. Ja siis ma sain sealt kontakti, kus üks võib-olla belglane või hollandlane otsis oma lapsele, et keegi või mingid mängutunnid lastele, mis olid mõeldud lastele, kellele vanemad on eestlane pluss kas hollandlane või eestlane pluss belglane. Ja siis seal otsiti uut õpetajat ja seal ma käisin veel nagu mingi tunde andmas. Ise olin natuke ebakindel, et kas ma grammatiliselt räägin üldse õigesti, aga samas need lapsed olid veel rohkem segaduses, sest mõni oli nagu, oligi, et nii palju keeli oli neil, minu arust nad olid seal mingi 4-5 lapsed vanuselt ja mõnel oli nagu kõik keeled sassis, et ta koolis ema oli ala eesti venelane, rääkis vene keelt, lasteaias eesti keel, isa hollandlane, omavahel vanemad räägivad inglise keelt ja siis see laps nagu nii oli nii pudru ja kapsad kõik, et see oli päris huvitav ja siis ma tulen seal selle hollandi keelega jälle, mis on natuke teise aktsendiga, kui ta isa räägib ja siis no see oli nagu, jah, see oli nagu väga lõbus väljakutse. Tahaks seda last nüüd praegu näha, missugune polüglott temast saanud on. Jaa, ma loodan, et ta sai ikka selgeks need kõik. Väga äge. Nii et ikkagi keele sa said selgeks ja see on sulle hiljem elus toonud mingeid ägedaid võimalusi veel. Kas sa oled tagasi käinud vahepeal ja kuidas sul tänaseks keelega lood on? Ma olen küll tagasi käinud, ma ei mäleta, kas 3 korda või umbes nii, et kohe aasta pärast läksin tagasi korraks. Ja siis ma peale seda Eestisse tulekut, kui ma ülikooli läksin, siis ma tegin vahetussemestri Šveitsis ja siis sealt selle Šveitsi semestri lõpus ma vaatasin, ma juba olen siin Kesk-Euroopas, et siit läheb mingi bussiga, päris pikalt, aga saan Belgiast ka läbi hüpata, käisin siis. Ja siis nüüd paar aastat tagasi käisin koos oma elukaaslasega, et neile ka tutvustada. Ja siis mu vahetusvanemad käisid Eestis ka vahepeal. Ehk siis olen käinud ja siis kui olen käinud, siis on paar päeva on aega võtnud, et jälle sinna hollandi keele lainele saada. Aga see tuleb nagu tagasi või vähemalt mul on tunne, et ma räägin, nemad võib-olla kõikidest sõnadest ei saa aru, sest eriti peale Šveitsi Šveitsis rääkisin saksa keelt jälle ja siis ma jälle hakkasin segama nagu saksa ja hollandi keelt omavahel ja siis mina arvasin, et ma räägin nagu puhtalt ühte keelt, aga tegelikult tuli välja, et ma räägin nagu mingit segu. Aga vähemalt sai aru. Ehk siis jah, sa oled pärast vahetusaastat ka päris palju reisinud ja tegelikult ka üfu ei kadunud su elust pärast vahetusaasta lõppu ju ära, et sa
podcast'iga oled siiani aktiivne, aga sa oled ka tegelikult olnud muudes rollides. Ja mul oligi näiteks niimoodi, et kui mul see aasta läbi sai ja ma natukene alguses tundsin, et see oli nagu läbikukkumine, et mul nagu olid nii suured ootused, et ma tahtsin leida kohalikke sõpru ja tahtsin mingid ootasin, et see on nagu mu elu kõige ägedam aasta ja siis ma tulin tagasi ja mõtlesin, et nagu ei olnud nagu kõige ägedam aasta ja no ei ole nagu mingid lähedasi belglastest sõpru. Ja siis ma natuke olin nagu pettunud, samas mul oli nagu ülipalju ägedaid nüansse sealt, mida siiamaani mõtlen, et üliäge. Aga jah, natuke olin pettunud ja siis mõtlesin, et ÜFUs saab olla vabatahtlik ja need võimalused seal tundusid ka üliägedad, inimesed tundusid ägedad, siis ma mõtlesin, et nüüd ma saan nagu ka, et ümber kirjutada natuke seda kogemust, et ikkagi, et ÜFU kogemus jääks nagu rohkem positiivne. Et siis ma olin aktiivne vabatahtlik. Esimesed paar aastat kindlasti tegin seal valimispäev, ehk siis uued inimesed, kes tahtsid minna vahetusaastale, neile viisin läbi siis töötuba, et kas tutvustada neile seda aastat või et kas nad saavad edasi kandideerida või mitte. Siis ma vahepeal koordineerisin neid valimispäevi isegi. Ma käisin koolides presentatsioone tegemas, siukses formaadis nagu tuur ka, kus on nädalaga järjest ühe autode ja üfukatega iga päev 4-5 presentatsiooni tegime järjest Lõuna-Eesti koolides. Üliägedalt. See oli mega äge. Seal nagu nädala lõpuks, juba nädala keskel, sa tegelikult tead peast juba, mida sul kõrval inimene plaanib järgmise slaidiga rääkida. Sa võid juba, nagu me mõtlesime, kas me vahetame ära lihtsalt, et räägime üksteise kohta või. Ja see oli ülitore. Ja siis ma käisin paar korda messidel ja aitasin neid suuremaid laagreid teha, ettevalmistavaid, olin seal tiimis ja sisse tulevatele ehk siis välismaalased, kes tulid Eestisse vahetusõpilastele, neile tegin ka mingeid asju, nii et ma ikkagi olin seal tegus. Aga tugiisik? Ja tugiisik olin ka ühele Belgia tüdrukule Jolenile, see oli ka hästi tore kogemus. Ja kui ma tagasi käisin, siis ma sain temaga uuesti kokku ja see oli nagu äge. Aga kuidas tema aasta siis läks, et kuidas sa ise nagu, kui sa olid nagu ühe konkreetse inimese tugiisik, et kuidas see kõrvalt vaadates läks? Temal oli vist huvitaval kombel natuke sarnasust, et ta ootas, et kõik eestlased tahavad taga sõbrad olla ja siis tuli välja, et Eestis võib ka nii olla, et nagu see ei olegi nii eriline, sest kui sa Tallinnas koolis käid, suuremas koolis ja siis ta oli võib-olla ka pidi oma ootustega kohanema ja siis mul oli väga hea tegelikult oma kogemust nagu jagada, et okei, et ongi nii, võibki olla ja kuidagi samastusime nagu selles laines päris palju. Ja aga muidu ta oli Eestist nagu vaimustuses ja õppis ka keele väga hästi ära ja nagu muus osas talle nagu Eesti meeldis, lihtsalt oli ka raske sõpru leida. Kas kui sa nüüd sellele aastale tagasi vaatad, siis mis on nagu mingid naljakad asjad, kas oskad ise üldse tähele panna, mis on nagu jäänud sinule külge sellest ajast, et kas ma ei tea, kas on see, kuidas sa võileibu teed või see, kuidas sa, ma ei tea, suhtled inimestega, et mis võib-olla on mingid asjad, mis on jäänud ja saanud osaks sinust? Huvitav, ma enne üldse ei mõelnud sellele, aga tegelikult kui ma tagasi tulin, siis mul olid näiteks, ma vastasin, kui mu õde mult midagi küsis ja ma vastasin ei ja, siis mul oli kuidagi tekkis mingi ei ja kuidagi hästi sellised ei ja nagu siuke hääletoon või mingid asjad ja see tuli mu vahetuse emalt, sest tema millegi pärast rääkis niimoodi ja see mulle nii külge, mul oli nii raske sellest pärast lahti saada, mul lihtsalt nii automaatselt, kui keegi küsis ei ja küsimuse mingi ei ja ei, näiteks selline asi ja see ei ole nagu minu arust siuke tüüpiline Belgia asi, aga see oli nagu mu vahetusema minu arust rääkis niimoodi ja see oli alguses minu arust see oli naljakas ja siis mingi hetk ma hakkasin naljaga tegema ja siis ühel hetkel avastasin, et vau, ma teengi seda, ma ei saa enam lahti. Nüüd ma ei pane tähele, kas ma teen seda või mitte, aga see näiteks ja rattaga mulle, seal sõitsin igale poole rattaga, kuhu sai ja Eestis olen ka on erinevad perioodid olnud, aga et nii palju kui saab, siis hea meelega sõidan rattaga siin linnas, Tallinnas ka. Ja kui seda saadet kuulab keegi, kes on praegu just otsustamas, et kas ta tahab kuskile minna, siis mida sa ütleksid vahetusõpilas kandidaatidele?
Ma ütleksin, et kui su ootused on madalad, siis mida madalamad need on, seda vähem on pettumust karta. Et mul tagantjärgi ma saan aru, et mul olid suured ootused ja siis ma pettusin. Aga ma olengi nagu peale seda ka välismaal elanud ja siis ma olen nagu täiega madalad ootused endale seadnud, mõelnud, kas ma üldse tahan minna ja mõelnud, et okei, tõenäoliselt keegi kohalikest ei huvita, et ma siin olen. Mina olen see uus inimene. Tõenäoliselt keegi tahab ka rääkida. Tõenäoliselt saangi sõbraks ainult teiste välismaalastega või kuidagi hästi sellised madalad ootused. Ja siis näiteks, kui ma olingi seal Šveitsis, siis kui mu kursakaaslased ise tulid minuga rääkima, ma olin juba mingi vau, nii äge. Siis kuidagi kogu see semester oli kuidagi mingi eufooria lainel natuke, sest mul olid ootused nii madalad lihtsalt ja siis see pisike ületus nagu mingi positiivne asi oli lihtsalt minu jaoks nii nagu äge, et viis juba tuju nagu või kuidagi mõjus nii positiivselt ja ma arvan, et hilisemas elus ma näen, et hiljem nüüd tagasi vaadates ma vahetusaastale, see ongi mulle kõige rohkem andnud seda, et ootusi nagu madalale seada, mitte eeldada asju ja siis on nagu palju kergem kogeda seda rõõmu ja ma nendele, kes lähevad, soovitan ka olla hästi avatud, et kui sulle pakutakse perekaha emaga, siis ütle jaa, sest nagu millal, võib-olla sul ei tule sellist võimalust enam, kes teab, võib ka jumala äge olla, nad olid jumala toredad inimesed. Kui sul on ja ootused hästi madalale, et sa ei pruugi olla eriline inimene, sa ei pruugi leida kohalikega sõpru ja see on okei. Ja kui see ei ole su nagu ootus, see, et see kindlasti juhtub, siis sul on palju lihtsam sellega leppida. Ja kui sa tahad, et midagi juhtuks, siis pigem võta nagu initsiatiiv enda kätte. Lase elule ennast üllatada ja samas make it happen. Põhimõtteliselt jah. Jah, ja sa tegelikult ju oled pärast vahetusaastat veel päris palju välismaal elanud. Nimekiri on päris muljetavaldav. Jaa, kui ma seda nimekirja ise ka kokku panen või mõtlen sellele, siis ma olen väga uhke selle üle ja see on väga äge. Ja samas tunnen, et sealt on veel paar asja puudu. Aga kui ma tulin Belgiast tagasi, siis ma ei teadnud üldse, kas ma tahan veel välismaal elada, aga samas tegelikult see vahetusaasta kogemus andis mulle nagu seda, et kohendama ootusi ja proovisin veel, olin Šveitsis Erasmusega, ülikooli ajal pool aastat, siis seal oli äge, siis oli võimalus teha Austrias praktikat 3 kuud, siis ma mõtlesin, et kas ei saa ju ägedam olla, kui see Šveits, jälle hästi madalad ootused, läksin Austriasse, üliäge oli, täiega meeldis. Siis ma mõtlesin, et aga ma veel ei taha Eestisse või mul on veel natuke selle uue aasta alguseni aega, kooli aasta alguseni. Otsisin veel võimalusi, mida erialaselt teha. Leidsin Nepaalist vabatahtliku töövõimaluse, olin 6 aega Nepaalis vabatahtlik, siis reisisin Aasias natuke ringi, siis tulin Eestisse, lõpetasin ülikooli, EKAs käisin, õppisin tootedisaini ja siis vaatasin, et aga mingi siuke pakkumine on ka, et aastaks saab minna New Yorki või USA-sse praktikat tegema, kandideerisin järgmise programmiga, sain, jälle mõtlesin, et okei, suurlinn, tõenäoliselt kedagi ei huvita, et ma seal olen nii palju inimesi juba, tõenäoliselt keegi taha muga rääkida, ootused jälle hästi madalale ja üliäge oli, mulle täiega meeldis, olin aasta aega New Yorgis, üliäge oli ja ma arvan, et need positiivsed kogemused tulidki tänu sellele vahetusaasta kogemusele ja siis tulin Eestisse tagasi ja siis hiljem ma nagu ei ole otseselt või ei ütle, et ma olen nagu elanud, aga ma olen teinud pikemaid reise, näiteks olin elukaaslasega pool aastat USAs ja Kesk-Ameerikas reisisime. Kusjuures see läheb natuke üfolainele, sest et ma tegin nagu ühe USA kliendi jaoks tööd ja siis ta ütles, et aga et sa võid tulla siia, et ma kolisin Seattle'isse, siin on aiamaja, siin saab natuke elada ka, et kui tahad, tule tee koha peal tööd. Ma olin mingi tavai, võtsin elukaaslasega kaasa ja siis olime 3 kuud seal või paar kuud Seattle'is ja natuke reisisime ringi ja mõtlesime, et kui me nagu septembris läheme ja oleme kauem, et ega talveks nagu nii külm, me ei ole ju vaja kohe tagasi Eestisse tulla, aga me istusime nagu ühe otsa pileti ja siis mõtlesime, et lähme kuhugi nagu Kesk-Ameerikasse edasi ja siis seal koha peal oligi, kuulsime
üks kohalik soovitas, et on niisugune võimalus nagu koeri saab hoida kohalike kodus, tasuta ööbida ja koerte eest hoolitseda, meile mõlemale meeldivad koerad, kasutasime seda, siis leidsime mingi vabatahtliku töö võimaluse Honduras'es, kasutasime seda ja siis enne USA-st edasi minekut tuli meelde, et oota, aga Mehhiko on siin lähedal, kõige lihtsam sinna lennata, keda ma Mehhikos tean, ja siis tuli meelde, et Fernando, kellega ma olin vahetusõpilane Belgias, siis nüüd nii palju aegu tagasi, kirjutasin talle, et tšau, mis teed? Et ma olen siin kandis maailma osas ja siis ta vastas kohe mingi muidugi, tule külla, nii äge, et ma ise, et kui sa tahad minna pealinna, et sinna ma ei tule suga kohtuma, sest ma käin tööl, aga mina elan mingi Monterreis, mis on siuke tööstuslinn Põhja-Mehhikos, tule sinna, ma vabalt võin sind majutada, viin sõpradele külla ja kõik. Ja siis me läksimegi sinna, läksime Fernandole külla, olime nädal aega tema juures, oli tore, ta oli nagu poleks midagi muutunud nagu suhtlemises. Olime seal, siis ta soovitas järgmisi kohti Mehhikos, kus me käisime, siis käisime seal Guatemalas ja Honduras'es ja El Salvadoris ja siis läksime Tšiili, sest kusjuures see on ka Üfuga seotud, et Üfus oli üks intern Eestis, Leslie, kellega ma sain Eestis tuttavaks, kes on usakas. Käisin USA-s, käisime tal külas ja siis ta mainis, et te ei tea, kuhu te edasi lähete, et noh, kui te jaanuari kandis olete Tšiilis, et tulge meie pulma. Et sest ta abielus just ühe Tšiili mehega. Ja siis me olime mingi tavai, no siis jaanuaris me sihime Tšiilit. Siis käisime Tšiilist ta pulmas, mis oli ka tänu Üfule. Väga vinge, nii et Üfu connects people. Ja. Ja siis mingid reise oleme veel teinud siin. Aafrikas käisime rändamas ja Dubais ja tahaks täiega veel reisida. Et jah, reisimine on nagu südames. Äge asi, võt. Ja täna ongi, et kui ma tagasi vaatan, siis ma näen, et selle reisimise kihku või seda, et kui positiivsed need on olnud, et ma ikkagi nagu viin kokku, et tänu sellele Üfu aastale, mis sel hetkel võib-olla ei tundunud nii kerge, aga hiljem see on nagu nii, naudin selle vilju kuidagi. Jah, nagu see muutis sind avatuks uutele kogemustele. Ja võib-olla tekitas nagu seda, et kui Belgia oli selline, siis mida kõike võib veel maailmas näha ja leida. Jah, täpselt. Mul on ülihea meel, et sa oled nagu edaspidi veel neid kogemusi saanud ja sa kõlad nagu tõeline maailmarändur. Ja ma tahaks ennast selleks nimetada küll. Väga äge, mul on hea meel, et vahetusaasta sind tõukas seda tegema. Ja, võt. Ja soovitan kõigile, et vahetusaasta ei ole nagu sündmus, see ei pea olema nagu elu tippsündmus, vaid hiljem sa võid selle baasil või selle tänu sellele nagu järgmisi asju teha ja muuta selle tähendust ka enda jaoks. Jah, mina vist ise ütlesin ka enda episoodis, et ongi, et see võib olla sul nagu hea kogemus või halb kogemus, aga sellegi poolest kokkuvõttes see on hea kogemus, et sealt sa lõpuks nagu ei vaata nagu kui sinuga just midagi väga-väga halba ei juhtu, mida Üfus pigem ei juhtu, siis sa pigem ikkagi vaatad selle tagasi, mõtled, et mingi asja see su elule juurde andis, mis juhib sind kuidagi järgmistel sammudel. Et jah, ma ütleks ka tõesti kasulik. Aga me olemegi nüüd jõudnud sinu seikluse lõppu ja 100. Üfu podcasti episoodi lõpusirgele ja ma tean, et sul on välja kujunenud selline äge traditsioon, et sa küsid inimeste käest, mis muusikapala viib neid tagasi siis nende vahetusaastasse. No milline muusikapala siis sinu jaoks seda teeb? Ma tean, ma ütlesin sulle, et küsi mult ka ja siis ma hakkasin eile mõtlema, et issand, mida ma siis vastan. Ja siis ma kuulasin läbi erinevaid laule, et milline siis viib kõige rohkem. Aga tegelikult mulle, kui ma Belgias olin, siis ühel hetkel mul tuli natuke vist eesti igatsus või eestikeelse muusika igatsus, nii et ma kuulasin Taagöö laule hästi palju. Aga need on nagu eestikeelsed, siis ma mõtlesin, et neid ma siia ei lase. Ja siis mul oli üks Milo, on Belgia bänd, kelle ma leidsin enne sinna minekut, kes laulab ingliskeeles ja kelle kontserdil ma käisin ka, nemad on ägedad. Aga ma mainiks siia, või klipina paneks siia Clouseau ja Hekop Jau, mis on flaamikeelne laul ja kui ma seda muusikavideot ka vaatasin, siis
siis ma nägin, et seal videos on üks film, mida ma sel ajal vaatasin sealt, siuke mingi armastusfilm, mingid tseenid olid sealt, aga tuletas mulle meelde, et ma vaatasin ju seal seda ja see oli filmitud ühe hoone katusel, muuseumi katusel, mis just sai valmis sel aastal, kui ma seal olin ja mida me käisime joonistamas nii mitu korda, et see kuidagi paneme selle laulu siia. Väga-väga äge. Juba väga ootan, et seda kuulata. Aga Tiina, aitäh sulle, aitäh, mul on väga suur au, et sa lubasid mind siia küsija tooli ÜFU podcasti siis 100. episoodiks. See on väga-väga suur asi, palju õnne sulle veel kord ja kas tuleb 100 episoodi veel? Vot seda ma ei tea, seda peab siin ÜFU kontoriga rääkima, kes tuleb ja kas on veel, mulle tegelikult väga meeldib neid teha ja juba natukene siuke automaatpiloodil, et mina tavaliselt väga ei pabista, kui ma istun sinna intervjueerija rolli, aga täna ma pabistasin palju rohkem, kui ma siia kõrvale istusin. Ma mõtlesin, kas mul on siis midagi rääkida üldse. Oli küll, väga põnev oli kuulata. Tore. Vot, et siis eks paistab, jah. Eks paistab, aga igal juhul sukeldume siis nüüd Tiina vahetusaasta helidesse ja aitäh sulle ja järgmise episoodini siis juba istub Tiina jälle küsija toolis. Aitäh! Tšau! Tšau!